tere hommikust! Mina olen Angeelika ja tervitan sind pehme hommiku joogatundi. Võta julgelt endaga kaasa tassike mõnusat teed ja siis vaikselt alustame. Meie kehad on liikuma loodud ja seega pole paremat viisi oma päeva alustamiseks kui teadlik liikumine ja hingamine. Nagu ikka algab tund enda häälestamisega ja kohale tulemisega. Ja täna ma kutsun sind alustama lapsepoosist. Seega too enda põlved laiali, too kannad varbad kokku ja siis vaikselt liigu oma kätega mati ette otsa, pannes oma rinnaku maha. Ka sinu pea vajub matti. Võib-olla siin tunned väikest ebamugavust. Peale pikka öö und võib selg olla veidike kange. Hinga sellest läbi. Sa oled nüüd tulnud siia kohale, otsustanud anda panuse enda heaolusse. Kutsun sind märkama enda hingamist. Otseselt ei ole vaja midagi muuta, aga lihtsalt märka, kuidas sinu rinnak liigub kooskõlas hingamisega. Ja siis vaikselt too ennast kätega üles ja võid tulla istuma kandadele või siis räätsepistesse. Sinu keha on äsja üles ärganud ja pakkuma talle võimalikult õrna ja pehmet liikumist. Alusta aeglaste, mõnusate pearingidega. Välja hingates tuled poolkaarega eest, sisse hingates poolkaar tagant. Ja vaheta suunda. Sisse hingates taga, välja hingates ees. Tunne kohe mõnusalt enda kaela. See võib olla ka hommikuti veidi kange, veidi valulik. Mine nii kaugele, et sul oleks selline magus mõrutunne. Tee viimane ring ja tule tagasi keskele. Sisse hingates tee enda selg nõgusaks, too enda rinnak ette ja välja hingates tee selg hästi kumeraks. Hingad sisse, rinnak tuleb ette, selg nõgusaks, hingad välja, liigud taha, selg hästi kumeraks. Ja korda veel enda tempos. Proovi, kas saad iga ringiga äkki veel sügavamat rindkere avamist ja iga välja hingamisega veel sügavamat kumerust enda selga sisse tuua. Kui istusid enne kandadel, siis tule mõnusalt räätsepistesse. Sisse hingates tõsta enda käed taeva poole, siruta ennast nii pikaks kui saad ja välja hingates keera ennast vasakule, nii et lükkad parema käega vasakust põlvest ennast kaugemale ja vasak käsi tuleb sinu selja taha. Järgmise sissehingamisega tõsta käed jälle üles, tule keskele ja välja hingamisega pööra ennast paremale poole.
sinu parem käsi on sinu selja taga ja vasakuga lükkad ennast paremast põlvest eemale. Hingad sisse, tuled jälle keskele, hingad välja, keerad vasakule. Hinga natukene siin. Hingad sisse, tuled keskelt läbi ja hingad välja, pöörad paremale. Kehapöörded on väga head meie lülisambale, aga lisaks toimivad hästi ka seedimisele. Ja tule tagasi keskele. Liigume edasi küljepainutustega. Hinga koha peal sisse ja välja hingates tooma vasak käsi matti ja sinu parem käsi tuleb üle sinu pea. Hingad sisse, tuled keskelt läbi ja välja hingates tuleb sinu parem käsi matti, vasak käsi üle pea. Tunned mõnusalt oma küljepainutust. Jätka nüüd enda hingamise rütmis. Hingad sisse, tuled üles, hingad välja, tuled painutusse. Proovi iga kord veel sügavamasse küljepainutusse tulla. Ja tee viimane kord ning tule keskele tagasi. Nüüd, kui oled jõudnud tagasi istuma, siis liigume edasi liblika poosiga. Selle jaoks too enda jalalabad kokku, võta enda sõrmed sõrmseongusse ning too enda sõrmed enda jalgade alla. Sisse hingates siruta enda selg nii sirgeks kui saad, proovi avada siin oma rindkere ja hinga. Võid siin püsida paigal või siis liigutada oma põlvi üles-alla, justkui lehvitaksid enda liblika tiibu. Selle pehme liikumisega saad avada rohkem ka enda puusasid. Kui sa soovid seda, siis julgustan sind võtma lonksu oma mõnusast teest või muust joogist. Ja kui väike lonks on tehtud, siis liigume edasi meie pehme hommiku liikumisega. Ja järgmiseks liigume edasi poosi, mis aitab meil avada meie puusasid veel enam. Tänapäeval paratamatult veedame väga palju aega istudes ja seetõttu võivad tekkida pinged puusadesse. Puusade avamiseks kutsun sind joogakükki. Selleks aseta jalad umbes puusade laiusesse harki ja istu maha. Sinu varbad on suunatud diagonaalselt väljapoole ja samuti ka sinu põlved. Too oma käed enda ette palve asendisse ning aseta nüüd küünarnukid enda põlve sisekülge ja asu oma põlvi õrnalt eemale lükkama. Kui oled jõudnud poosi, siis hinga siin sügavalt, siruta oma selg ja võid julgelt ka silmad sulgeda ja tunneta mõnusat puusade avanemist. Lisaks puusade avamisele saame joogakükis ka tugevdada enda alakeha lihaseid ja lisaks on see poos ka väga hea meie seedimisele. Lisame nüüd oma joogakükile juurde ka dünaamilised rindkere avamised, sisse hingates suru oma vasak käsi matti ja tõsta enda parem käsi taeva poole. Hingad välja, tood nüüd hoopis parema käe matti ja hingad sisse, tood vasaku käe taeva poole. Jätka sama liikumist. Proovi iga sissehingamisega tulla veel suuremasse rindkere avamisse. Rindkere avavate harjutustega me suurendame enda painduvust ja lisaks ka parandame enda rühti. Tule viimased 2 korda. Ja kui oled lõpetanud, siis too lihtsalt käed matti ja suuna enda istmik taeva poole ja lase endal lihtsalt rippuda siin. Sinu põlved on pehmed, pea ja kael on täiesti lõdvad. Lihtsalt lase endal siin rippuda.
kui tahad enda kaela ja pead veel rohkem lõdvestada, siis võid natukene noogutada ja ka pead raputada, justkui ütleksid ei. Selles asendis tõenäoliselt tunned päris tugevalt enda reie tagaosa, võib-olla ka sääri ja selga. Ja kui tunned venitust liiga intensiivselt, siis julgelt kõverda enda põlvi veel enam. Kui soovid, siis julgustan sind ka võtma kinni vastasküünarnukkidest ja rippuda siin edasi. Võib-olla kõigud veel siin ka küljelt küljele. Tuletan sulle meelde, et leiaksid ka siin enda sügava hingamise üles. Hakkame siin natuke dünaamiliselt liikuma, ehk siis too enda käed matti ja kordamööda kõverda enda põlvi. Hingad välja, kõverdad põlve, hingad sisse, tuled keskelt läbi, hingad välja, kõverdad teise põlve, hingad sisse, tuled keskelt läbi. Kui soovid, toosin enda jalad natuke rohkem laiali, siis on sul äkki mugavam. Jätka enda hingamise rütmis. Kui oled jõudnud keskele, liigu oma kätega parema jala suunas, et jõuda lõpuks madalasse väljaastesse. Too pehmelt enda vasak põlv matti ja too enda ülakeha üles. Käed võid näiteks tuua palveasendis enda südame ette. Hinga koha peal sisse, välja hingates tee keha pööre paremale poole. Sinu vasak küünarnukk toetub paremale põlvele. Ava enda rindkere, hoia enda selg sirge ja võid vaadata paremale poole. Hingad sisse, tuled keskele tagasi, tood enda käed matti, tõstad enda vasaku põlve maast lahti ja liigutad oma vasaku jala väliskülje nii, et ta oleks paralleelne sinu mati tagaotsaga. Sisse hingates tõsta enda vasak käsi taeva poole ja hinga siin, avades enda rindkere. Välja hingates too oma vasak käsi matti, astu parem jalg taha ja tule oma päeva esimesse alla vaatavasse koera. Sinu istmik on suunatud taeva poole ja kannad tahavad tulla maasse. Sinu ülaselg tahab vajuda käte vahele, sinu sõrmed on täiesti laiali, nii laiali kui nad saavad olla ja oma põlved võid ka täiesti julgelt kõverdada. Järgmise sissehingamisega tõsta enda vasak jalg ja välja hingates astu see enda käte vahele. Võid juba kohe alandada enda parema põlve matti ja tõsta enda ülakeha üles, tulla siis madalasse väljaastesse. Käed saad jällegi tuua palveasendis enda südame ette. Taaskord korrigeeri vajadusel siin enda poosi, kui vaja, siis mine puusadega natuke tahapoole või kui tahad sügavamat venitust, siis vaju just ette. Hinga koha peal sisse ja välja hingates keera enda ülakeha vasakule ja sinu parem küünarnukk tuleb üle vasaku põlve. Hinga siin keha pöördes sügavalt. Ma tean, et see võib olla ebamugav, aga see on meie selja tervisele väga mõnus poos. Märka siin, kas sinu selg on sirge, kas sinu õlad on all. Tule oma ülakehaga keskele tagasi, too käed matti, tõsta enda parem põlv ja liiguta enda parem jalg nii, et jala väliskülg on paralleelne mati tagumise otsaga. Ja sisse hingates too enda parem käsi taeva poole, avad siin enda rindkere. Hinga siin jällegi sügavalt. Sa oled tugev, ma usun sinusse. Välja hingates too enda käsi matti, astu enda vasak jalg taha ja tule mõnusalt alla vaatavasse koera. Tee siin mõned sügavad hingamised ja seejärel tule planku. Kui oled jõudnud planku, siis võid siin natuke edasi-tagasi kiikuda, tunnetades enda tugevaid kerelihaseid. Too enda põlved matti
ja kui tahad, siis tule korraks istuma, võta lonks vett või teed ning liigume edasi. Järgmisena võtame fookusesse oma selja tervise. Selleks tule oma matile kõhuli. Kui oled jõudnud matile kõhuli, siis too enda küünarnukid õlgade alla, käed enda ette, tõsta enda selg. Oled jõudnud sfinksi poosi. See on väga õrn seljapainutus. Püsi siin ja jätka lihtsalt sügava hingamisega. Oma järgmise väljahingamisega võid tuua enda ülakeha alla matile ja seejärel vabastada enda käed mõnusalt mööda keha varvaste suunas. Me jätkame enda selja tugevdamise ja rühi parandamisega. Nüüd järgmise sissehingamisega tõsta enda ülakeha, enda käed ja enda jalad matilt üles. Tõsta end täpselt nii palju, et sa saaksid jätkata mõnusa hingamisega. Ja välja hingates vabasta. Nüüd, et taastuda meie seljapainutustest, siis tule üles ja too siit ennast lapse poosi, ehk siis sa istud enda kandadele, paned pea matti ja käed võid kas sirutada enda ette või siis panna suunaga enda varvaste poole. Püsi mõned hetked siin ja hinga sügavalt. Järgmise sissehingamisega too käed enda õlgade alla ja too ennast üles istuma. Võta lonks jooki, kui soovid. Nüüd oleme oma mõnusa pehme hommiku joogatunniga jõudnud lõpupoole. On jäänud vaid viimased poosid. Seega too ennast matile selili. Kõverda enda põlved ja too kannad enda istmikule nii lähedale, et saad sõrmedega kandu puudutada. Sisse hingates tõsta enda puusad taeva poole ja liiguta vaikselt enda õlad enda keha alla ja äkki saad siin ka sõrmseongusse tuua oma käed enda puusade all. Tee siin mõned sügavad sisse ja välja hingamised. Ja järgmise sissehingamisega too enda parem jalg taeva poole. Sinu puusad püsivad endiselt samas asendis. Hingad välja, tood oma parema jala alla ja sissehingamisega tood nüüd hoopis vasaku jala taeva poole. Hinga välja, vabasta. Vabasta enda käed sõrmseongust ja aeglaselt too enda puusad matti. Võta enda mõlemad põlved endale mõnusalt kaissu, võid haarata põlvedest kinni ja teha väiksed ringe. Sellega saad enda selga mõnusalt masseerida. Ja too jalad jälle matti. Nüüd võta enda vasak jalg ja too oma vasak hüppeliiges parema reie peale. Number 4 poos. Kui sulle piisab sellest venitusest, siis püsi siin. Kui tunned, et soovid sügavamat venitust, siis too enda parem jalg enda rinnaku poole ja haara enda kätega näiteks reie tagant kinni või siis sääre pealt, olenevalt kui sügavat venitust sa siin soovid. Püsi siin ja hinga sügavalt. Järgmise väljahingamisega too enda parem jalg matti, vabasta enda vasak jalg. Nüüd too enda parem hüppeliiges üle vasaku reie ja püsi siin, kui see on sulle piisav venitus. Jällegi, kui sa tunned, et su keha soovib sügavamat venitust, siis haara oma kätega kinni vasaku reie tagant või vasaku sääre pealt.
ja püsi siin venituses. Järgmise väljahingamisega vabasta oma vasak jalg matti ja parem samuti. Hoia oma põlved kõverdatuna, toonad oma puusade kohale, hinga siin sisse ja välja hingates tooma mõlemad jalad paremale poole. Järjekordne mõnus kehapööre. Siin sa võid sirutada enda vasaku käe vasakule ja suunata ka oma pea ja pilgu vasakule, kui sa seda soovid. Hinga siin. Järgmise sissehingamisega too enda põlved puusade kohale ja teeme sama teisele poole. Oma järgmisel väljahingamisel liiguta oma mõlemad jalad vasakule poole. Sinu rindkere on avatud ja oled ise pööratud paremale poole. Kui saad, siis siruta enda parem käsi paremale ja suuna ka oma pilk paremale. Silmad võid mõnusalt sulgeda. Kujuta ette, et iga väljahingamisega lähed kehapöördes veel sügavamale. Oma järgmise sissehingamisega too enda jalad jälle keskele. Lõdvesta nüüd enda jalad täielikult matti ja sulge oma silmad. Oled jõudnud lõpulõdvestusse. Käed võid samuti asetada enda keha kõrvale või siis näiteks tuua parema käe kõhule ja vasaku oma rinnale. Nüüd sa ei pea enam mitte midagi tegema. On alles jäänud vaid täielik nautimine ja lõõgastumine. Lase endal nüüd täielikult lõdvestuda. Tunneta, kuidas iga sissehingamisega sinu rindkere avaneb ja kuidas iga väljahingamisega sa vajud justkui sügavamale oma matti. Lase siin endal kogeda täielikku kergust ja lõõgastust, sest kui me oleme lõõgastunud, siis on meil ka rohkem selgust. Selgust näha asju nii, nagu nad on. Ja selgust võtta vastu vajalikke otsuseid. Hästi aeglaselt ja õrnalt võid liigutada enda varbaid ja sõrmi, tunnetades taaskord enda keha ja seejärel tule vaikselt istuma. Teeme koos viimase sügava hingamise. Hingad sisse, tood enda käed üles ja hingad välja, too enda käed palveasendis enda südame ette. See, kuidas me oma päevi veedame, on see, kuidas me oma elu veedame. Seega ma soovin sulle inspireerivat ja elurõõmu täispäeva.
mina ütlen sulle aitäh, et sa praktiseerisid täna minuga. Ja sa võid väga uhke enda üle olla, et sa võtsid täna hommikul selle aja, et vaadata iseendasse ja pakkuda iseendale mõnusat, lõõgastavat ja inspireerivat hommikut. Näeme järgmine kord.